Tervist, hea Eesti rahvas! Praegu siin on teie jaoks avatud Eesti esimene suurem bloginäitus Eriolukord, mis tegeleb teadlikult ruumi ja vormi küsimustega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks välja kuulutatud riikliku eriolukorra ajal. Enamikel inimestest tuleb senisest rohkem aega veeta ühes kindlas suletud ruumis. Omavahel suheldakse pigem lamedate ekraanide vahendusel, saades muljeliselt ka ise lamedaks ekraaniks või tehisvalguseks kellegi toas, kus sa võib-olla ise varem käinudki pole. Muidugi pole veebiüleses suhtluses midagi uut. Ometi domineerib see aina tugevamalt. Ruumi ja vormi killustatus saadab ka kõige argisemaid toiminguid. Su jalad võivad küll toetuda põrandale, mis asub kindlal aadressil, kuid pea lobiseb parasjagu teises linnas, kellegi laual või lausa peos, ja neid päid võib sul olla lausa mitu. Ja pole selget aimugi, kuhu sa neid parasjagu pistad. Tundmatus kohas võib hõljuda ka sinu hääl või ilmuda kirjatähed, mida sõrmeotstega enda toas klaviatuuril puudutad. Isegi trükkimisel tehtud näpukas, millest sul endal ei pruugi aimugi olla, saab kilomeetrite taga juba nähtavaks. Veelgi jõulisemalt kui seni pole aga küsimus mitte ruumis, kus parasjagu aega veeta, vaid aja hetkes, kus olla ning kohtuda. Hetkes olemine ja elamine saab veel ühe tähendusliku kihi. Kogu riik ja maailm elab ja toimib täna pigem hetkes kui ruumis. Ruum on kulisside taha jäänud. Kulissidki on sõna minevikust. Ometi tegeleb näitus Eriolukord suuresti just ruumi ja vormiga. Kuraatori ja juhendajana olen palunud siia noored skulptuuri ja installatsiooniga tegelevad autorid, kes on mainitud eriala nüüdsama Eesti Kunstiakadeemias lõpetamas. Seda öeldes mainin eelkõige institutsiooni ning järjest vähem seostub seegi kindla hoonega. Teatava seesmise paradoksi mõttes ei saaks olla ka huvitavamat seltskonda, kellega seda näitust teha. Oma näituse tehnilise platvormina kasutame teadlikult just ajaveebi. Ometi teeme katset tegeleda seal jõuliselt ruumi ja vormiga. Kuidas keegi täpselt, seda saab igaüks juba ise vaadata. Tehniliselt koosneb eriolukord mininäitustest, mistõttu võime seda võtta kui pisikest kunstifestivali. Ka see on üks praeguse aja paradokse. Mastaabid muutuvad ja tasanduvad märksa võrdsemateks. Näitena oli Jaan Pehki Türi koduverandalt käinud läbi laivi jooksul väidetavalt 87 000 inimest, mida on 27 000 võrra rohkem, kui seda oli mullusel Metallica kontserdil Tartus. Meie näitusel osalevad Nele Tiidelepp, Solveig Saar, Isabella Neff, Siim Elmers ja Aleksander Valleto. Head aega, head ruumi, head vormi, head tervist, kallid inimesed. Mina olen Kalev Vapper, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, kunstnik, laulik ja poeet.